Austatud tartlased, mu daamid ja härrad, teil esineb Tamme puhkpilliorkester. Koos auväärt külalistega. Tere õhtust kõikidele, kes on täna siia Raekoja platsi tulnud või siia jäänud. On möödunud harmooniline suvepäev. Marssharmoonik oli esimene pala, mis kostus Tamme puhkpilliorkestri esituses siin täna õhtul. Tänane päev on tõesti olnud sisukas Tartus. Lõppes pühapäevane tihe võistluspäev, äsja lõppes siin autasustamine. Palju õnne kõikidele osavõtjatele ja kõikidele võitjatele. Lõppemas on Tartu Emajõe festival ja suuresti Emajõest
Paadindusest, laevandusest ja veega seotud on ka tänane Tamme puhkpilliorkestri kontserdikava. Nagu öeldud, kõlas marss harmoonik ja järgmine pala ongi pealkirjaga Emajõgi. Nõnda kõlas Emajõgi Emajõe festivali auks. Järgmine laul räägib sellest, et käes on suvi ja kuna Eesti ühel kõige auväärsematest ja kõige parematest lauljatest Jaak Joalal oli hiljuti sünnipäev, siis tema repertuaarist kõlagu tänasel ilusal suveõhtul laul Suveöö. Kõik, kes tahavad, võivad kaasa ka laulda. On palju luuletuste söögi. Neis iga hetk on nagu surematu leid. Need ööd on avasilmi unistatud öö, kus tuhas sädelevad kuldsed sööd. Need ööd on alati kui teo, kus leegiks kuumenevad igatsuste eo. On palju luuletustes helisevaid öid, miks elus harva kohtab neid, kuid suveöö, mis meile nimi omaks sai. See suveöö ei loodud loelust vaid, siis sulle näis, et lausa on see, kuid mulle lühikeseks jäi meie suveöö. On palju luuletustes öid, mis nukrast kaugusest on vaimustanud meid. Me nagu karnevali pääsmeid hoiaks käes, kuid ikka keelatud on sinna pääs. Need ööd on eksideski hea, neist tahaks rääkida, kuid vaikima neist peab. On palju luuletustes igavesi öid, miks elus harva kohtab neid, kuid suveöö, mis meile nimi omaks sai. See suveöö
südamega öö, südamega suve. Aitäh teile! Minu nimi on Jüri Lumiste, ma olen muidu draamanäitleja, aga täna on mind lahkelt palutud selle kontserdil laulda ja mul on väga auväärne seista siin kõrvuti väga auväärsete pillimeestega, väga auväärse orkestriga. Tamme orkester kasvas välja nimelt Tamme gümnaasiumi vilistlaste puhkpilliorkestris. Hiljem tulid sinna juurde õpilased ja täna on siin abiks ka mitmed auväärsed külalised, pillimehed üle Eesti. Nõnda kõlas suveöö. Järgmine pala on seotud laevade, paatide ja purjetega. Ja muidugi igatsuse ning armastusega. Täna õhtul, kui päike loojub imekenasti, värvimas roosaks kõike, mis on hele siin Tartu peal, kõlagu laul, küll ilma lauluta. Las kõlab täna puhkpilliorkestri esituses Õrnpunased purjed. Dirigeerib Mariann Birkhaus. Soleerivad 4 trombooni. Laksutage parem pärast, las nad mängivad ära. Ma tulen ise mängima. Ühe trombooni panen ise.
tõesti kaunele dirigendile ja 4 tromboonile. Nõnda kõlasid õrnpunased purjed. Eestimaal on väga palju head muusikat tehtud, aga veel rohkem on seda tehtud kaugemal. Ja võib-olla tänasel suveõhtul, kui kõik on natuke romantiliselt meelestatud, ei oleks patt pöörduda Frank Sinatra lauldud laulude poole, selle muusika poole, mille Frank Sinatra kuulsaks on musitseerinud, laulnud. Järgmine on popurrii Frank Sinatra lugudest Sinatra in concert. Dirigeerib Gunnar Pettel, kes on ühtlasi Tamme Puhkpilli orkestri kunstiline ja ka muidu juht. Gunnar Pettel.
orkester Gunnar Pettari esitasid teile Sinatra lugude popurrii. Järgmine pala on samuti Ameerikast. See on muusikalist. Kuulsaks on selle laulnud mitmed džässlauljad. Täna proovime siin meie omavahel. Kes tahab, võib kaasa laulda, on täiesti lubatud. Ja paar tundi tagasi sõitis siit mööda suur laevade paraad. Ja ma panin tähele, et paatidel olid väga põnevad nimed. Oli eestikeelseid, oli ka väga põnevaid välismaakeelseid. Ja oletame, et mõne paadi nimi võib olla Dolly. Ja sellele Dollile ongi järgmine pala, järgmine laul. Hello, Dolly. I said hello, Dolly, well hello, Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, I can tell, Dolly, you're still glowing, you're still glowing, you're still going strong. The groove swing while the band play one of all my favorite songs from way back when. So take a run. Nõnda siis tervitusteks kõikidele paatidele, kes täna osalesid Emajõe festivalil. Nagu te märkate, on kaunid trummitüdrukud taas teie ette rivistunud. Selleks, et võiks kõlada üks tore marsilugu. Marsilugu räägib sellest, et oli pidupäev. Oli rahvas koos, nagu täna, siin ilusal pühapäeva õhtul. Ja trummitüdrukud on ka kohal. Teie ette astub dirigent Gunnar Pettari. Ja kõlab lugu Trummitüdruk. Pasunaid oli vihmahool. Kuid äkki mis ime see, näen tüdrukust trummimees. Nüüd sul jätab mitu peas, küllap nood tegi ja. Tüdrukuna tõsine, nagu tähtsalt tõsine. Nüüd su trummi ja püriseb maa.
selle pekei. Nüüd hoolsasti harjutan, puhul keldris pasurad. Ja. Gunnar Petai ja 5 imearmast ja nägusat trummitüdrukut. Nõnda. Tartu on sadamalinn. Täna sai see eriti hästi tõestatud. Ja kuna täna Emajõe festival on leidmas oma lõppu Karlova sadamas, nimelt praegu mängib ansambel Sorbas, ja varsti lahkub sealt tänase õhtu viimane laev koos Aapo Ilvesega, luulelaev, kell 9:30, kui ma õigesti mäletan. Kellel on tahtmist veel sinna jõuda, on võimalus. Aga tervitame siit Tartu sadamast, nüüd juba ka sadamatest, on juba päris mitmeid neid siin Tartus. Tervitame Le Havre'i sadamat ja üks imetore laul, mille kunagi Jüri Makarov imekenas Eesti filmis kuulsaks on laulnud, kõik võivad kaasa laulda. Ei kunagi kao meelest meil need imeilusad ööd. Ma nüüd sujub. Kui ei näe, siis homme. Silmad just kui söö, seal rüümatud sai uski ja mured palmiski, sest noorna olin siis ja põrikuu. Ahoi, sest noorna olin siis, ahoi, ja veri olin. On väga meeldiv, et Tartus on veeelu rohkem käima tõmmatud
ja ahoi kõlab, kui ankur üles tõstetakse või ankur vette visatakse või kinnitatakse otsad kail. Aga järgmine laul, ma saan aru, et juba natukene hakkas jälle tatsuma, on võimalik tantsu keerutada, kuigi kiviparkett ei ole võib-olla kontsakingade jaoks kõige parem, aga madalamate jalanõudega võib vabalt ka natukene tantsu proovida keerutada. Järgmine pala, kus ka lauldava saab ja võib julgesti kaasa laulda, on Raimond Valgrelt pühendatud Helmed. Elagu kõik Helmed ja teised kaunid ja naised. Saaks kord minust tantsida, sest on allanud mu džassi ja see muusika. Mulle näitab vaid mõni moodne samm, kuis Foxis käib, paaris sammust peaks aitama, et ma võiksin tantsida. Ja kui kõlab me lemmikviis tantsivas uusis viib, maailm siis kaob ja paradiis meile on avatud siin. Helmi mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsida, sest on allanud mu džassi ja mind valud saab. Ja kui kõlab me lemmikviis tantsima sinu siis viib, maailm siis kaob ja paradiis meile on avatud siin. Helmi mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsida, sest on vallanud minu džassi ja mind valud saab. Ja kui kõlab me lemmikviis tantsima sinu siis viib, maailm siis kaob ja paradiis meile on avatud siin. Helmi mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsida, sest on vallanud minu džassi ja mind valud saab. Tamme puhkpilliorkester, dirigent Gunnar Petta. Gunnar Pettaiga on väga julge mees. Kunagi ta oli Kaitseväe orkestris. Veel piirivalve, ma olen sassi. No ka julged mehed, Kaitseväes ja piiriväes on julged mehed koos. Täna õhtul on ta siin meiega julgelt teie ees ja kõlagu vana hea julgete meeste laul pealkirjaga on Julge laul. Vaikid igal pool ja nii Malmö võrgu enda ümber pool. Minne tagant peal ei keegi mind välja pool. Ja see ongi hea, nõnda ükski minust veel ei tee, et
seal ja kaob. Ta ei märka, et ta on kui loodud joob, aga hiljem kodus temas nii kaua. Ma lähen ja siis ma olen alusanda, sinus meeles, karjused ja silmi, ei lasta võtta ja kusele võtta. Kõigist julgem olen ma. Järgmine pala on, nagu te aru saate, suurtest ettevalmistustest väga oluline pala. Nimelt klarnetisoolo Aveli Paide, kes mängib siin Tamme orkestris klarnetit. Muidu on ta ka muusikaõpetaja. Ja ta sätib ennast valmis ja tema soleerides saab kõlama teie ees Kadriorg. Selline pala. Nii, dirigeerib meie kaunis proua Virkhaus. Ja kõlab Kadriorg. Tervitame siit Tartust Tallinna Sadamat. Soleeris Aveli Paide. Dirigeeris Marianne Virkhaus.
vahetame jälle kohti. Natukene kitsas, aga seda südamlikult ja lõbusalt. Järgmine pala kannab pealkirja Laiskjõgi. Seda ei saa me öelda Emajõe kohta. Ta küll voolab pisut aeglasemalt kui kevadel suurvee ajal, kuid loodame, et vett jätkub ja laevatada saab siin teda kuni sügiseni välja. Laiskjõgi, 4 trombooni, nagu te märkate, on püsti tõusnud ja Marianne Virkhaus juhatusel kõlab pala Laiskjõgi. Marianne Virkhausen. Ja Laiskjõgi. Mööda seda Laiska jõge, mida me arvame küll, et Emajõgi ei ole laisk, ärgu olgu laisk. Kulgevad paljud väiksemad ja suuremad alused, sõudepaadid, mootorpaadid, kaatrid, lodjad, jõetrammid, mootorlaevad ja igal neist on keegi, kes on kapten. Ja kunagi tehti üks selline laul kaptenist, mis eesti keeles sai küll nimeks Meremees. Vello Orumets on selle laulu kuulsaks laulnud ja täna õhtul siin Meremehe laul. Kapten tubli hea, kes ta reisidest ei tea, teda tundis iga lai okea. Korda 15 uppus ta, haide keskel ujus ta, kuid ei kordagi ta silma pilve.
sügisel kapten viibis kaugel maal. Äkki armus nagu poisike noor. Korda 15 punastas, kahvad taas ja kokku taas. Kuid ei kordagi ta naerutada saan. Neiu ees, silmad maas. Äkki õnneks tuli meelde lauluviis. Meremees, meremees, ära kuulu. Rahvus veel on kui lippmasti puu. Meremees, meremees, mida õhtu. Ainult juulid hoiab torjab manuule. Elagu kõik kaptenid, eriti need, kes mööda Emajõge sõidavad. Aga iga jõgi jõuab kord merre. Ja mere ääres on tore, kui on selline maja, on koht, kuhu minna, eriti kui sa oled kodust kaugel, kuskil meredel, kodust ära ja igatsed selle järele, mis sind kodus ootab ja eeskätt väikene majakene mere ääres. Ja sind ründamas suur hall. Kui on meri hülgehall ja sind ründamas on suur hall, nõnda hea on mõelda siis, et kuskil rannaliin ja mere ääres väike maja ootamas on.
ka tervitame siit Tartust kõiki mereäärseid elanikke. Ja täname. Ja nüüd on tehtud, Arvi Mildo on seadnud kokku rahvalikest lugudest ühe toreda popurri, kus kõlavad väga paljud tuntud laulud. Võib julgesti kaasa laulda, isegi tantsida võib. Me alustame Kumla rahvaga ja lõpetame ei teagi veel millega ja vahepeal käime ei tea kus. Aga ma usun, kõik laulud on teile vähemal, suuremal määral tuttavad. Laulge julgesti kaasa. Aga puhkelt liigile on 2 peal ja mingi poole hoteljuhtina saab. Kui Kumla rahvas seal kord istus maha sööma, siis maale muide muruma läks nende luurööma. Läks aga metsa mängima, läks aga laave laulma, läks aga metsa mängima, läks aga laave lauluga. Läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Eesti märgime ju kirjamseks tõusida meid, kui ju lõõda meile on kõigile eestida ju Eesti. Lossides krahvidel pulmad on hoos, kus võrsel on kroonitud pea. Seal voolamas šampanje viin ja šatrõus, kuid südamad külmad kui jää. Siis meil on kus metsade tormidel on. Seda maulist kui päris, nii tuleb minuga neiuga põld, et sünnets möödas mida käegu kukub ja lilled õitsad söö. Mä liigutan, seal oma võimsad pead, all meeles võitel huised õnneja. Mä liigutan, seal oma võimsad pead, meeles võitel huised õnneja.
kuinka palju peonaiseks sai. Tippa-tappa nii, tippa-tappa naa, et see läks just nii ja mitte teisiti, selle süüdi ma ei. Saadan ma sua, üksi rändan ma võõrama radu, pisar laugeb meelest kogu. Üksi rändan ma võõrama radu, pisar laugeb meelest kogu. Kodus olla, kui õunab on õitsevad ja nende roosakad õiged su ukseid eivad. Ja nende roosakad õiged su ukseid eivad. Ma tahaks kodus olla, kui kallim on minuga ja temaga üheskoos mina võiks õnnes viibida. Ja temaga üheskoos mina võiks õnnes viibida.
dirigent Gunnar Pettay. Me täname teid sooja vastuvõtu eest, kaasaelamise eest. Aitäh teile. Loodan, et me kohtume kunagi taas. Nii Tamme Puhkpilli orkester Gunnar Pettaiga eesotsas kui ka mina, Jüri Lumister ja teie kõik, mu daamid ja härrad. Aga palume siia ette Tamme Puhkpilli orkestri 5 imekenad trummitüdrukut. Selleks, et saaks kõlada tänase kontserdi lõpetuseks Tartu marss. Ja. No, see on ilus, et te lugu peale. Sellel on see, et ma läksin koju, pesin jala peale. Ma tegin natuke sõnu ümber. Arvati, et miks me sellest sõjalaulust siin ikka räägime. Raskel tunnil asendasin rõõmsal tunnil. Tasumise tund on hoopis kohtumise tund. Laulame rõõmsalt kohtumisest parem, mitte tasumisest ja raskustest. Tartu marss! Me tuleme ja marssime, raed lapsed laulame. Mis teeme jõen alla pea, viskab kõik sealised meeles, kaunid tunnid oleme. Kaunid Eestis kattud ja kui saatus ära kaume, koju viibsume, ikka tagasi. Teile esineb Tamme Puhkpilli orkester. Gunnar Pettay, trummitüdrukud. Aitäh teile, mu daamid ja härrad. Soovin teile ilusat suve jätku, ilusat pühapäeva õhtut ja uute meeldivate kohtumisteni.